Mina olen Jüri Harutsi Ja tere, mina olen Helen Rebane. ja me alustame meie taskuhäälingut rahva nimel. Ja tänaseks saatekülaliseks on meil mees, kes ilmselt pikka tutvustust ei vaja, härra Ants Frosch. Tervitus teile. Ma tahan Helenit ja Jürit siinkohal ka tänada, sest see rahvuslaste ja konservatiivide pop-up stuudio Tartus on erakordselt kodune, hubane ja ma usun, et siin saab palju tööd tehtud. Aitäh, aga hakkame selle tööga pihta. Hakkame siis muidugi pihta. Nii, sina oled meil erakonna aseesimees ja ka üks 3 Riigikogu saadikust. Räägi meile natukene, kas te 3 Riigikogus üldse saate midagi teha või mis võimalused seal täpselt meil on? No kindlasti on fraktsioonide võimalused kaasa lüüa päevapoliitikas natukene laiemad. Samal ajal ei ole aga selgelt ju ka Riigikogu liikme võimalused piiratud. Need võimalused arupärimisi esitada, seisukohti väljendada, need on kõik olemas. Aga võib-olla miinuspoole pealt on see, et kuigi meil on tõesti selline väike saadikurühm ja siinkohal ma parandaks, meid ei ole mitte ainult 3, ehk siis Henn Põlluaas, Jaak Valge ja mina, vaid meid on lausa 4. 4. on Leo Kunnas. Leo on kunagi peale ERSP-st lahkumist, kui ERSP lõpetas tegevuse, andnud lubaduse, et ta enam ei ühine ühegi erakonnaga. Ja minevikust on ju meenutada, et Leo on olnud EKRE fraktsiooni liige päris pikka aega, kuni selle hetkeni, kui ta nüüd kevadsuvel koos meiega sealt lahkus, osad heideti välja, siis Leo on, ütleme siis, 4. liige. Ja meie töönädalate rutiini hulka kuulub kindlasti ka üks nädala alguse nõupidamine, mida me 4 peame siis. Ja eks me käime selle päevakorra läbi, arutame alati need küsimused, kus on võimalik kaasa lüüa ja on võimalik häält kuuldavaks teha. Omavahel paneme paika tööjaotuse, et 4 meest on ikkagi 4 meest. Ja me ei tea ju, mismoodi need aknaaluste positsioon üldse kuuldavale võetakse, sest kokku on praegusel hetkel juba 17 või 18 fraktsioonitut Riigikogu liiget. Ja meie lootus on see, et õnnestub siiski ka nii koalitsiooni kui ka opositsioonierakondadega koostööd teha. Ja selleks on alati kõige parem võimalus on see, et kuluaarivestlused ja oma seisukohtade silmast silma edastamine ehk isiklik kontakt. No täpselt nii, et siin nagu eelmises saates meil ka erakonna esimees ütles, et ega välistatud ei ole meil ühegi erakonnaga koostöö, et seda meie erakond ei välista. Ja kindlasti on äärmiselt huvitav see, et koalitsioonierakonnad on säilitanud küll välise ühtsuse, aga tegelikult on nende vahel ju päris tõsised erimeelsused ka riigieelarve küsimustes. Ja muidugi, kui me meenutame nüüd võib-olla eelmisest aastast kõige suuremat teemat, siis abieluvõrdsuse teemas, no mina tean täiesti kindlasti, et Reformierakonna sees on täiesti suur hulk saadikuid, kellele see ei meeldinud, kes leppisid lihtsalt parteidistsipliini tõttu, aga sellised põhimõttelistes küsimustes lahknemised kindlasti selle fraktsiooni tervisele kasuks ei tule. Nii et mitte kunagi ei saa ette öelda mitte midagi, põhimõtteliselt on võimalik leida oma mõtetele toetajaid ja kaaslasi nii opositsiooni hulgast, ehk siis EKRE-st kui ka Isamaast, ka Keskerakonnast, aga ma ei välistaks seda, et mingil hetkel ka veel selle Riigikogu koosseisu juures meil saabub see hetk, kui mõni neist
koalitsioonierakondadest võtab kätte ja ei toeta näiteks valitsuse mingit positsiooni. Kas siis on täiesti võimalus, et meie 4 saadikut on siis justkui selline priske pruut, et äkki isegi saab kaalukeeleks mingil hetkel Riigikogus või? No selle peale tuleb küll filosoofiliselt vastata, et see võimalus on olemas, aga tänase päeva seisuga praktiliselt muidugi seda võimalust ei paista. Noh, antud juhul jah, et tuli ka see välja mul siin mõte, et kui neid seal Riigikogus neid otsuseid ja asju vastu võetakse ja kui me näeme nüüd praegu seda poliitilist kultuuri, siis minu küsimus on, et kas äkki siin Eestis siis kuidas seda öelda, siis riigimehelikkus on Eesti poliitikas kadumas. Et tegelikult väga palju on selliseid, kuidas öelda, väljaütlemisi negatiivseid ja käitumist pigem mitte selliselt poliitväärikalt. Ja mõlemalt poolt, et üks asi on see, et mida vahepeal siin osad opositsiooniliikmed teevad, aga teine asi on ju ka kui ikkagi valitsuse peaminister tuleb jälle pulti ja räägib 2017. aastast, et kuidagi kummaltki poolt ei paista seda riigimehelikkust. Ma ütleme sellise viisakuse ja oponendi austamise ja riigimehelikkuse võtaks siiski lahku. Muidugi ühe riigimehe nagu omaduste juurde peaks kuuluma väärikus ja oponendi austamine ja sellised argumentum ad homini ehk ebaväärikad argumendid, mida Riigikogus on kasutatud, Riigikogu saalis on kasutatud ja ma pean ütlema, et seda on tõepoolest tulnud ka valitsuse loožist, ei ole kohased. Need on inetud ja hävitavad seda võimalust kokkulepeteks. Aga tundub, et muidugi valitsuskoalitsiooni ja valitsuse hoiak on peale 23. aasta märtsivalimiste suurt ehk siis ka lausa totaalset võitu selline, et tundub, et nad ei olegi huvitatud sellisest korrektsest asjaajamisest, sest nendepoolsed sõnavõtud on aeg-ajalt ka väga isiklikud ja tõesti solvavad ja see ja siin on ka muidugi see moment, et kindlasti valitsuse ministrilt nõutakse ehk pisut rohkem kui Riigikogu liikmelt. Et Riigikogu liikmel on siiski seda vabadust rohkem. Valitsuse minister ei ole ainult enda esindaja. Ta esindab nii seda ministeeriumit kui ka tegelikult kogu valitsust oma sõnavõttudes. Et Riigikogu liige on oma mandaadis vaba ja esindab ennast ja oma valijaid. Et siin on tegelikult nagu vahe olemas, et see ei saa küll öelda nii, et mis on lubatud või tegelikult tulekski öelda, et mis on lubatud härjale, ei ole lubatud Jupiterile ja siinkohal just valitsus peaks näitama eeskuju oma hoiakute ja käitumisega. Ma pean ütlema, et võib-olla viimasel ajal on seda sellist ebakohast kõnepruuki muidugi Toompea lossi saalis vähemaks jäänud ja siin on oma roll sellel, et meil on peaminister siiski vahetunud. Ja poliitiline stiil on vähemalt väliselt muutunud paremaks, aga samal ajal ega see sisu ju muutunud ei ole. Tõsi, nii ta paraku on, aga lähemegi siis selle sisu juurde võib-olla, et koalitsioonileppes on siis lubatud täide viia või teostada siis riigireform ja vähendada bürokraatiat. Kas sina Riigikogu liikmena tead, kui kaugele meie valitsus sellega siis jõudnud on? No paraku me peame minema tagasi natuke ajas, sa enne mainisid 2017. aastat, aga riigireformi teemal saame minna tagasi aastatesse 2018-2019. Ja toona tõesti siis riigireformi sihtasutuse ja ütleme Eesti õigussüsteemi grand old man Jüri Raidla eestvedamisel töötati
läbi kogu temaatika, mis puudutas siis mitte ainult riigiameteid, valitsust, ametnikkonda, vaid vaadati ka laiemalt kogu avalikule sektorile. Ja põhiline probleem on ju selles, et Eesti on nii väike riik, nii väikese potentsiaaliga tootmiseks ja majanduses, et on teatud arvuline piir, millest üle muutub riigipidamine juba üle jõu käivaks. Meil räägitakse sageli küll õhukesest riigist ja selle saavutamisest, aga see on ainult retoorika. Paraku on tänaseks päevaks olukord selline, ma meenutan siin ühte artiklit sellest suvest, mis oli advokaat Leon Glikmani sulest, kust selgus, et ta on siin kasutanud erinevaid rahvusvahelisi mõõdikuid ja statistikat ja seda ka Eesti puhul rakendanud siis. Kui 20 aastat tagasi oli Eesti sisemajanduse koguproduktist avalikus sektoris toodetud 22%, siis käesolevaks ajaks ehk siis 20 aastat hiljem on meie sisemajanduse koguproduktist üle 46% pärit avalikust sektorist. Mis tähendab seda, et see ressurss ei ole tootmises ehk tootmisest saadud, vaid see on puhtalt avaliku sektori osa ja sealt siis pärast ka majandusse läbi teenuste, kaupade ostmise sisse läinud. Et me oleme praktiliselt 20 aastaga, me võime öelda, selline kirvemeetodil, et praktiliselt kahekordistanud oma avaliku sektori rolli ja samal ajal me teame, on ju läbi viidud ka kõrgemate riigiametnike palkade indekseerimine. Et tulemus on see, et kõrgemate riigiametnike palgad ju kasvavad kogu aeg ja pensionääridel see võeti ära. Ja no praegu me oleme olukorras, kus näiteks Riigikogu esimees Lauri Hussar on Eesti 200 ülima populaarsuse mõttes on nad ikkagi täiesti totaalses madalseisus ja selleks, et endale tähelepanu saada, on tulnud välja selle populistliku ideega, et Riigikogu liikmete ametihüvesid tuleb kärpida. Samal ajal ei ole juttugi kõrgemate riigiametnike palkade indekseerimisest, loobumisest või ka siis riigiasutuste erinevate hüvede kokku kärpimisest. Et seda saab vaadata, kuna välja on rebitud ainult selline killukene, mis on valijale võib-olla kõige kergemini arusaadav, siis on tegemist puhtakujulise populismiga, nii et Lauri Hussar on läinud siin selgelt seda teed, et olla huvitav rahvale ja valijale apelleerida, samal ajal sisu tegelikult ei soovitagi muuta. Mitte keegi ei räägi presidendi ametihüvede kärpimisest, presidendi kantselei eelarve kärpimisest, valitsuse erinevate ministeeriumide kärpimisest või ka kõrgemate riigiametnike palkade vähemalt külmutamisest, et sellest indekseerimist välja tulla. Sellest pole juttugi. Ja seetõttu mina hindan, et tegemist on puhtakujulise populistlikult välja käidud ideega, mis sellest Riigikogus päriselt saab, seda me ei tea. Võimalik, et need kärped tulevad ja kuluhüvitisi vähendatakse. Samal ajal tekib jälle muidugi ka ju puht Riigikogu enda töös see vaade, et fraktsioonide võimalused oma ametnikke pidada jäävad endiseks. Ka Riigikogu esimehe võimalus kasutada oma näiteks ametiautot nädalavahetustel ja nii edasi, kõik see jääb endiseks, see ei muutu, aga samal ajal ma oletaks, et see kõige rohkem lööb tegelikult neid nii-öelda aknaaluseid saadikuid ehk neid, kes peavad siis omaenda ressursi pealt
kogu seda tööd kohtadel ka tegema. Et see vähendab kindlasti nende inimeste võimalusi. Samal ajal fraktsioonid ja ütleme, etableerunud erakonnad, nende olukord eriti ei muutu. No aga siis tekib küsimus, et miks siis üldse läbi viia riigireformi ja kas seda on hetkel? No riigireform on hetkel pandud tegelikult jää peale. Ja ma olen nüüd ka siin sügise jooksul vestelnud erinevate inimestega, kes on selle riigireformi idee algatajad olnud. See kõik on Rahandusministeeriumi koduleheküljelt väga lõbusalt leitav ja soovitan kindlasti lugeda. Guugeldage riigireform ja te saate väga häid dokumente. Te loete ja te saate aru, et see tee on olnud õige. Aga see pandi ühel häälel, võeti see riigireformi kava küll vastu 2019, aga sinna paika see kõik jäi. Ja sellega tegelema ei asutud. Mulle on väidetud, et toona oli kõige suuremaks vastuseisjaks ja kõige häälekamaks vastuseisjaks nendel läbirääkimistel toonane Isamaa ja olla siis argumenteeritud, et mingit suurt reformi ei tule, aga hakkame nagu hiidlased koera saba raiuma vaikselt niimoodi juppaaval. Aga no need jupikesed on nii mikroskoopilised, neid pole praktiliselt näha olnud. Ja tulemuseks ongi see, et vaatamata kõigile headele plaanidele riigiaparaat on aina kasvanud, aina paisunud, bürokraatia on kasvanud, paisunud, nii et no siin võib tuua muidugi ka ütleme see, et riik on muutunud oma enda inimestele koormaks. Ma võin siin tuua selliseid, see ei olnud otseselt riigireformiga seotud, aga tuua ühe näite Otepää vallast, kus riigikontrollsüsteem osutus nii efektiivseks, et teatud tegevusvaldkonnad praktiliselt majanduses kohalikud väikeettevõtjad lihtsalt lõpetasid oma tegevuse. Nimelt oli siis tegemist olukorra, kus Veterinaar- ja Toiduameti kontrollisüsteem ja seda kontrolli koha peal läbiviiv veterinaar olid nii usinad, et kõikide nende nõuetega ja nende nõuetega vaidlemisega ei tulnud enam väikeettevõtjad toime ja päris mitmed nii tapamajad kui ka väikesed lihatootjad pakkisid asjad kokku. Aga sellel oli selline koomiline kaudne efekt, kuna enam ei olnud midagi kontrollida, siis lõpuks koondati see veterinaar ka ära. Okay. No nii, oleme pausilt tagasi ja räägime nüüd ääremaastumisest. Ja maksudest veidi. Ja maksudest muidugi. Noh, kui me vaatame seda maksurallit, kõik need automaksud on ju, käibemaks, tulumaks, nii edasi, kõik see mõjutab ju eriti raskelt just maainimeste elu, kellel on auto reaalselt tarbeese, see on vaja, et 10 kilomeetri kaugusel poes käia, lapsi kooli viia, kõike muud säärast, et noh, ilmselgelt maksud toovad kaasa ääremaastumise protsess, mis meil on juba tegelikult kestnud mitmeid aastaid, võib-olla isegi rohkem kui mitmeid aastaid, 10 aastaid, et sina oled hästi palju rääkinud ääremaastumisest, et räägi nüüd meie saate kuulajatele ka, mis sina sellest siis arvad? No praegune peaminister tavatseb seda nimetada maksufestivaliks, aga minu arvates seda on nimetatud ajakirjanduses ka maksuralliks. Aga pigem on tegemist ikkagi olukorraga, kus sellele kaamlile laotakse järjest neid palke selga ja lõpuks on nii, et selle viimase õlekõrre lisamine murrab selle kaamli selgroo. Ja kindlasti nendes piirkondades, mis Eestis, Kagu-Eesti, Ida-Virumaa, aga neid ääremaastumise märke on ju selgelt ka Pärnumaal, Viljandimaal. See ei ole päris Läänemaal. See ei ole selline üldine teema, nagu ta siin 10 aastat tagasi oli, et see on Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti teema. See on pigem tegemist sellega,
ilusa nimega tõmbekeskused õitsevad, aga maal elu sureb vaikselt välja. Ja kindlasti see automaksu teema on võib-olla inimestele hästi arusaadav ja ma kujutan ette, et tallinlane, kes tõesti saabki ühistranspordiga kõik või saaks heal tahtmise juures kõik oma asjad ühistranspordiga aetud või siis Rõuge valla inimene või Valgamaa inimene, nendel on hoopis teine olukord. Ja tihtipeale peab peres olema mitu autot selleks, et üldse hakkama saada. Need juhtumid, kui lapsi viiakse lasteaeda mitte 10 kilomeetrite kaugusele, vaid 40-50 kilomeetrit, ei ole harvad. Ja sama on koolidega. Et lihtsalt see juba praegu see koormus, mis on lisaressurss, autokütus, autopidamine, auto soetamine, aeg, et see koorem on maainimesel kukil ja nende maksude, konkreetses automaksu lisandumine muudab selle olukorra veel kehvemaks. Ja ega maksudest, kui nüüd meenutada, me oleme siis, mina mäletan veel aega, kui käibemaks oli 18%, siis tõsteti teda ajutiselt 20 peale, siis 22 peale ja ega see pikk tee on veel minna. Et seda võib muidugi sellise musta huumoriga öelda, et pikk tee on veel minna. Aga tõesti jõutakse olukorras selleni, kus maal on elu muudetud juba nii raskeks, et inimesed kõigepealt see, mis on väike ettevõtlusel ja maainimestel kukil, aga nüüd ka puht inimestel kui lihtsalt isikutel, maksumaksjatel, et see kõik on muutunud üsnagi väljakannatamatuks. Et see on võib-olla üks pool ääremaastumist. Ma võin ka meenutada 90 aastate algust, kus valitsus, ma mäletan, toona võib-olla oli ka selline suhtumine, kui oli toona siis Koonderakonna valitsus ja Koonderakonna juhitud koalitsioonid ja seda peeti kuidagi, kui ütleme siis, eelnenud Isamaa valitsus oli progressiivne, siis Koonderakonna kohta üritati teha selgeks, et tegemist on tagurliku lähenemisega. Aga paraku tuleb, kui me vaatame ajaloost tagasi, siis selles samas Kagu-Eestis on, mina tean, päris mitut tänaseni vastupidavat efektiivset firmat, mis alustati sel ajal, kui tõesti valitsused rakendasid maksuerisusi ja soodustasid praegustel ääremaadel ettevõtete asutamist ja nende ettevõtete tegevust seoses madalama maksustamisega. Et see on elementaarne, sellist madalamat maksustamist on kasutatud väga paljudes riikides ja see on toiminud. Niimoodi on loodud töökohti, inimesed on saanud jääda oma alalisse elukohta, ei pea sõitma seal, ma ei tea, Võrust Tartusse tööle. Et või siis sellest samast mainitud Rõugest kuhugile hoopis Valka. Et või Otepääle. Muuseas, Otepääle on ka, mina olen Otepäält pärit ja Otepääl on ka ettevõtteid, kuhu käivad tööle inimesed 5-60 kilomeetri kauguselt. See on väga tavaline. Ja et see on muutunud nagu tavapäraseks käitumiseks, inimesed arvestavadki sellega. Aga selle asemel, et need ettevõtted oleksid kohtadel ja maksusoodustustega saaks valitsus tegelikult ju piirkondlik maksusoodustustega saaks seda olukorda leevendada. Seda teed ei ole mindud. Kõiki mõõdetakse täpselt ühe margapuuga. Et me oleme siin, kui me võtame veel võib-olla sellise hästi silmnähtava asja, mis on ääremaastumisele kaasa mänginud ja ütleme regionaalpoliitika halvanud, mitte ainult Kagu-Eesti suhtes, aga ka ütleme võrdluses Tartu-Tallinn, seesama korraliku 4-rajalise maantee väljaehitamine, mis oleks tervele Kagu-Eestile tõeline võimalus
no praeguseks, nagu me teame, on eelarvevahendid praktiliselt teedeehitusest maha nülitud ja seda teed ei tule veel järgmised 10-15 aastat. Et need lootused, et see kõik õnnestub ära teha, on nüüd liiva jooksnud. See on ikka uskumatu, et üks riik ei suuda oma 2 suurima linna vahel 4-realist maanteed 10 aastatega ära ehitada, et... No ma olen vaadanud, on päris mitmed autorid kirjutanud ka suures meedias sellest, kuidas nad on üllatunud Poola ülimast dünaamikast praegu. No mina olin Poolas suursaadik 2005–2009 ja too oli just see periood, kui Poolas toimus suur murrang. Ja Poola nagu pääses paisu tagant ja hakkas arenema. No praeguseks, ja too oli too hetk, kui ma Varssavi ja Tallinna tänavaid võrreldes, kui ma 2005 Varssavisse jõudsin, siis olid Varssavi tänavad oluliselt kehvemas seisus kui Tallinna omad ja 2009, kui ma sealt lahkusin Varssavist tagasi Eestisse, siis olid juba Varssavi teed paremad kui Tallinna tänavad. Ja praeguseks muidugi see terve Poola teedevõrk, mis on selle viimase 10-15 aasta jooksul rajatud ja millise meeletud tempoga seda tehakse, samal ajal ka väikseid teid korras hoides, nii et kui sa uute uhkete Poola kiirteede pealt keerad ka kuhugile väiksemasse asulasse kõrvale, seal elu keeb. Meil see vaikselt hääbub. Sa näed, kuidas kõik on tolmub, muutub halliks, aga seal kõik õitseb. Ja noh, muidugi Poola majandus on niivõrd suur ja võimas. Asukoht on tootmiseks ja selle edasi transportimiseks Euroopas ülihea. Ja lisaks muidugi poolakatel on üks suur trumpkaart, mis nad on läbi toonud kõikidest nendest majandusraskustest. Poolakatel on oma slott. Nii et noh, me peaksime võib-olla, kui me kastist välja tahaksime mõelda, siis me peaksime mõtlema ka selle peale, et me ei ole selle euro külge tegelikult naelutatud. Et on ju väga selged põhjused, miks paljud riigid on jäänud siiski ka Euroopa Liidus oma valuuta juurde. Et me ei tohiks siin ennast kinni mõelda, et me oleme euroga nagu lõplikult laulatatud. Pigem tuleb olla avatud ja mõelda selle peale, kas selle krooniga me oleksime praegu võib-olla efektiivsemad. Sest ja selle sama ääremaastumise vaatenurgas, sest Eesti probleem ei ole mitte ainult see, et meil ääremaastub Kagu-Eesti või Ida-Virumaa või need väikesed maakohad, mis on kaugemal linnadest, aga Eesti ise ääremaastub. Tähendab, see pilt, ma sõitsin sellel suvel läbi Poola autoga ja see on lihtsalt, need on 2 erinevat riiki, mis olid kuskil 2000-te keskel ja praegu. Poolas on, no seal on lausa silmnähtav, on see, kuidas asi läheb edasi. Ja noh, see Poola enesekindlus on muidugi väärt asi. Poola on kindlasti ka julgeoleku mõttes meile üks kõige lähemaid liitlasi. Tahtsingi just tulla selle julgeoleku teema juurde, et ääremaastumine on ka tegelikult ju meile selliseks julgeolekuohuks, julgeolekuohuks, et kui kõik linnadesse koondada ja siin seal kokku, seal on rahvastik on suurem ja ääremaastikul siis... Ei no, reaalsus on selles, et kui meil ei ole ikkagi, ütleme nii, et kui Kagu-Eestis ei ole inimesi, siis kes seda Kagu-Eestit siis lõpuks kaitseb? Täpselt, et ongi, et kõik koonduvad linna ära. Ja linnadega on ju väga kerge, et droon sõidab üle või visatakse pomm ja kahjud on hulga suuremad. Jah, seda võib-olla, ma loodan, et te kutsute Leo ka siia armsasse heasse stuudiosse. No näed, siis saate Leo käest nagu professionaalse pädeva vaate sellele militaaraspektile. Aga jah, ma tuleks veel kord selle juurde, et üks asi on see, et me tajume seda, et Kagu-Eesti ääremaastub ja muud väikesed Eesti kohad. Aga ka Eesti Euroopa vaates on muutunud ikka täielikuks perifeeriaks. Ja sellest perifeeriast ei päästa meid Rail Baltica. Tegelikult sama selle ajaga ja selle ressursiga, mis on kulutatud praegu Rail Baltica peale,
me oleksime 2 korda ehitanud Via Baltica valmis 4-realise tee kuni Varssavini. No, poolakad on omal Leedu piirini ära teinud, leedukatel on tulemus see, et kohe valmib täiesti korralik 4-realine lõik kuni Kaunaseni Poola piirist. Ja siin me oleme, me tegeleme mingi uitidee tagaajamisega. No täpselt, ajalooliselt oleme me ju alati kaubandusteede sõlmpunktis, aga tänaseks päevaks on meist saanud finiš, viimane lõpp, kuhu nii see kahjuks on ja ei paista ju mingis lähemas nähtavas tulevikus ei paista küll kindlasti mingit lahendust, sest Venemaal toimuvad muutused tihtipeale küll väga järsku ja ootamatult, aga täna ei julge küll mitte keegi prognoosida, et Putini režiim kokku kukuks. Selle Venemaa ja Putini juurde tuleme kohe tagasi. Teeme väikest pausi. Nii, aga oleme nüüd väikeselt pausilt jällegi tagasi ja võtame jutujärje üles sealt, kus me ennist pooleli jäime, ehk siis meie idanaabrist. Ja nüüd me saime eelmisel nädalal või selle nädala alguses, eelmisel nädalal jah, meie jaoks juba praegu, teada seda, et meie idanaaber ja nende president on muutnud tuumadoktriini. Ja küsimus järgmine oleks, et mida see tähendab ja mida see endaga kaasa võib meie jaoks tuua? Ega Venemaa tuumadoktriinis ju tegelikult võimalus kasutada tuumarelva on kogu aeg olnud olemas. Ja seda ei ole välistatud sellise klausliga, et Venemaa ei kasuta esimesena tuumarelva. Põhimõtteliselt ja lõppeks Venemaal tehakse asju vaatamata lepingutele, lepinguid ei peeta millekski, vaatamata doktriinidele, kui ikkagi tuleb tahtmine või tehakse otsus, siis see viiakse ellu. Vaatamata doktriinile või kõigele muule. Aga tänasel päeval muidugi on see tuumadoktriini muutmise avaldus Putini poolt vaadeldav eeskätt konkreetselt selles kontekstis, et USA ja Suurbritannia on valmis muutma oma piiranguid Ukrainale antava relvastuse kasutamiseks kauglöökideks Venemaa vastu. Ehk siis põhimõtteliselt raketilöökideks Venemaa territooriumile. Praeguseks on see piirang selline, mis välistab lääne kaugmaalöökideks antava raketi võimekuste kasutamise Venemaa territooriumi vastu. See on lubatud siis Krimmi suhtes ja on lubatud ka Venemaa poolt okupeeritud Donbassi suhtes. Ja praegu on juba siin nädalaid või üle kuu üleval siis debatt nii Washingtonis kui ka Londonis, et need piirangud maha võtta, kusjuures London on siin olnud eestvedajaks ja üritab seda piirangut maha saada, aga kuna ka näiteks brittide õhuplatvormidelt ehk siis lennukitelt lastavad kaugmaaraketid Storm Shadow sisaldavad Ameerika tehnoloogiat, siis ilma USA nõusolekuta ei saa ka britid ise seda maha võtta. Et nad peavad olema jänkidega koos seda tegemas. Ja kuna see debatt on nüüd veninud ja samal ajal ka on näha, et Joe Bideni administratsioon USA-s pigem ikkagi kõnnib oma loomuliku lõpu poole, ehk siis tulevad presidendivalimised ja järgmisest aastast on juba ikkagi järgmine president võimul. Ehk siis Joe Biden ei taha suuri otsuseid, nii põhjapanevaid otsuseid vastu veel võtta. Täpselt, et see riskimoment on ju tegelikult olemas ja seetõttu siis tulebki vaadata seda Putini avaldust eeskätt selles kontekstis, et pigem on tegemist sellise surveavaldusega, avaliku surveavaldusega USA-le, et ei muudetaks seda doktriini.
kuigi seal või tähendab seda löökide andmise piirangut. Kuigi ma ise jälgisin seda tol hetkel siis live ülekandena, seda kui Putin selle avalduse tegi, siis oli seal ka välja, ta tõi täiesti seda, et Venemaa pinnal, eks ole, droonide ja muude vahenditega, millega siis võidakse Venemaad rünnata. Aga me teame seda, et tollest hetkest juba on mitu päeva möödas ja need droonid endiselt lendavad Kurski oblastis ja veel kaugemale, et tegelikult kas siin jälle nagu ei teki selline petteunelm, et see oli lihtsalt järjekordne punane joon, mida võib ületada? Seda on väga keeruline hinnata, sest nagu ma ennem ütlesin ka, et lõppeks tuumarelva kasutamise otsus vaatamata doktriinile või vaatamata seisukohtadele võetakse Kremlis vastu pigem ikkagi lähtudes hetkeolukorrast. Ja kas see doktriin vastab või ei vasta, siis pärast tagantjärgi kohendatakse doktriini või siis suudetakse põhjendada, et seda oli siiski vaja teha. Aga mina näen siin eeskätt ikkagi selle USA ja Suurbritannia nagu surumist olukorda, et nad ei muudaks oma piiranguid nendele kaugmaarelvadele. Ja muidugi siin on see aspekti olemas, et mitte ainult siis lääne kauglööke võimaldavat relvastust kasutav riik, ehk siis konkreetsel juhul Ukraina, ei ole see potentsiaalne tuumarelva kasutamise objekt, vaid põhimõtteliselt see doktriin näeb ette ka seda, et võidakse kasutada tuumarelva siis selle lääne suurriigi vastu, kes on andnud oma relvad selleks, et Ukraina saaks rünnata. No see on nagu hetkeolukord Ukraina situatsioonis, aga me peame suutma seda mõelda ka natuke teistmoodi. Ja võib-olla toome siin kõrvale selle aspekti, et Eesti Kaitseväe juhatajad on väga selgelt andnud mõista, et sõjalise konflikti korral Venemaaga on Eestil olemas võimekused hävitada Venemaa laevastik Balti merel, koostöös siis Soome, Poola, Rootsiga. Ja lisaks on ka selgelt välja öeldud, et neid ründevahendeid, mida Venemaa võib kasutada Eesti vastu, on Eesti valmis ründama. Ehk siis andma lööke Venemaa sügavusse. Ja siit tekib omakorda täpselt sama dilemma, mis praegu Ukraina puhul on, et kas see sellisel juhul on käsitletav piisava argumendina selleks, et anda siis tuumalöök kas Eesti vastu või siis mõne lääne partneri vastu, kes need relvad on meile andnud. No kokkuvõttes on see ikkagi selline pusa ja kakuke, et siit lõppeks need otsused tulevad ikkagi konkreetses situatsioonis ja konkreetsel ajahetkel. No Eesti võimekus praegu Venemaa anda lööki Venemaa sisse on ikkagi ülimalt piiratud ja sellega see ei ole nagu tõsiselt võetav. Samal ajal Soome, kelle arsenalis on hinnanguliselt vähemalt 100 lennukitelt välja tulistatavat tiivraketti, et Soome on põhimõtteliselt suuteline praktiliselt, ütleme siis, praeguse piiri taga oleva Venemaa sõjalise infrastruktuuri juhtimise halvama. Et Soomel on reaalsed võimalused olla väga efektiivne Venemaa sõjalise taristu vastu. Ehk siis me tuleme muidugi siinkohal selle teema juurde, et soomlased on hoidnud madalat profiili ja samal ajal teinud tegusid. Meil on jälle poliitikuid, kes armastavad suureliselt anda lubadusi ja teha üleskutseid ka siis konkreetselt Venemaa agressiooni tõrjumisel Ukrainas, aga samal ajal pole jõutud ju tulemusteni. Mäletame, eelmine peaminister üritas mingit mürsuinitsiatiivi üles võtta. Reaalsus oli see, et selle mürsuinitsiatiiviga said hakkama hoopis tšehhid, kellel oli võimekus
ka nende diplomaatia oli niivõrd tugev, et nad suutsid need maailmast need vajalikud miljon mürsku Ukraina armeele tõesti kokku otsida. Aga noh, ma ütlen, et meil on tasakaalust väljas ja meie retoorika ja reaalsed võimekused ja reaalsed võimed. Et selle paika saamine oleks võib-olla ka mõjuks väga tervendavalt, sest kõik see pidev sõjahüsteeria, mida ka meie ministrid ja peaminister eelmine õhutasid ju, tõid kaasa ikkagi selle, et inimeste kindlustunne on oluliselt vähenenud. Aga kas me peaksime olema mures? Ma arvan, et me oleme mures. Siin ei ole kindlasti see aeg, kui võiks rahulikult hingata. Seda ei ole. Ma arvan, et sellise naabri kõrval elades tuleb olla kogu aeg valmis, mida tegelikult ise isiklikult siin väga pikalt Soomes olles elanud ja õppinud ja tegutsenud, siis tean täpselt, et nemad ei unusta põhjasõda, ei ole mitte kunagi unustanud seda põhjasõda või talvesõda, eks ole, nende jaoks, siis et nad on valmistunud alati selleks, et see võib korduda ja tänu sellele nad ongi seda vaikselt ja tasapisi, nagu sellest Ants ütles ja enne mainisid, et on selle jaoks valmistunud. Et eestlased meie kahjuks seda teinud ei ole, et erinevatel põhjustel. No jah, ma tean seda, et oluline, ütleme, see nihe kaitseväe ettevalmistamisel võimalikuks agressiooniks toimus alles 22. aastal. Et aga nüüd see häirekell, mis 2014 oli, oleks pidanud meid üles äratama, aga ta ei äratanud, kahjuks. Et tegelikult see kaitsekulutused, nüüd on tõstetud kaitsekulutusi ja nagu enne oli juttu Poolast, siis Poola on teinud meeletult suure, kas oli lausa 5,6%. No poolakad, jah. Et nendest tuleb veel selline Euroopa suur superriik, ütleme nii, selles osas, et ta on vist kõige kõrgema selle kaitsekulutuste protsendiga. Ja poolakad toodavad ise, mis on nagu kõige olulisem. Nad on suutelised ise tootma ja kõrgtehnoloogilist relvastust ja väga tapvat relvastust. Aga mul tuli meelde üks episood veel selle tuumaheidutuse juurde või Venemaa tuumadoktriini juurde. Et 2016. aastal, siis ma olin Eesti Vabariigi suursaadik Rumeenias, avati Deveselu raketitõrjebaas. Ehk siis USA ehitas oma kaugmaa raketitõrjet võimaldava baasi ja see avati 2016. See anti üle hiljem ka NATO-le, nii et on NATO alluvuses. Samal päeval siis, kui toimus selle baasi avamine, viibis, see oli imeuhke tseremoonia. Kuna tegemist on USA laevastikule kuuluva süsteemiga, siis ka kõik need tseremooniad, mis seal, ma ei tea, lähema mereni oli sealt vähemalt 300-400 kilomeetrit, aga kogu see baas on tegelikult nagu laev. Et ka need tseremooniad, mis seal toimusid, see avamistseremoonia pidulik, see oli justkui laeva peal. See oli silmapaistev ja väga, väga meeldiv etendus. Aga ja see radarisüsteem ja need raketikonteinerid, mis seal lageda välja peal olid, kui sa sõidad kaugelt lähemale, siis tundubki, et keset seda lagedat suurt välja ongi äkki hoopis laeva kontuurid. Et see oli väga, väga muljetavaldav. Aga ma tahtsin rääkida Putini avaldusest, mille tegi siis samal päeval viibides Kreekas Aatose mäel kloostris. Ja see avaldus oli selline, et avate praegu see oli pöördumine rumeenlaste poole, et teie avate praegu selle raketitõrjebaasi seal, aga teadke, et tänasest alates on Bukarest tuumalööki saavate linnade nimekirjas.
et noh, Putini poolt on sellist ülisõjakat, üliagressiivset retoorikat tulnud tegelikult kogu aeg. Et no, kui sa paned nüüd need kas või selle 2016. aasta avalduse või selle praeguse tuumadoktriini muutmisavalduse kõrvuti, siis noh, selle avalikkusele suunatud heidutuse mõju on ikkagi praeguseks juba hakanud ära kustuma, nagu sa isegi mainisid, kus need punased jooned siis tegelikult on. Et väga häguseks on läinud sellepärast, et avalduse juurde tagasi tulles oli see pigem vastulausega sellele, et samal ajal viibis Zelenski tegelikult UN-i koosolekul. No see oli, jah, siin on see propagandaefekt, et pigem võtta sellest tähelepanu ära. No neid hinnanguid, kuivõrd edukas oli Zelenski visiit USA-s on äärest äärde. Ka Ukraina enda autorite poolt, et siin see tõehetk selgub siis, kui ikkagi kas kauglöökide andmise luba antakse või ei anta, et see on see moment. Ja kas seda luba võidakse anda, aga kas seda just avalikult välja kuulutatakse, see on veel teine aspekt. Sest ukrainlased on ka varem kasutanud teatud tehnoloogiaid ja relvastust, mida keelati kasutada, või väidetavalt oli keelatud kasutada, aga siis ühel hetkel kasutati ja tegelikult ju Vene poolt mingeid erilisi reaktsioone ei ole tulnud. Eks seal oli ka neid, et toodi komponendid, aga kuna Ukrainas pandi seal teatud asjad kokku, siis ta öeldi, et see on Ukraina. Et jah, et no nii ta on kahjuks, et aga antud... Jah, meie saateaeg, ma arvan, hakkabki siinkohal lõppema. Aitäh sulle, et sa tulla said. Jututeemasid kindlasti jätkuks veel ja veel. Ja arvatavasti ei ole see esimene või tähendab viimane kord. No see on kindlasti esimene kord. See on esimene kord. Minu poolt kindlasti lubadus, et kui kutsute, alati tulen. Ja teemasid meil kindlasti sinuga jätkuks rääkida siin küll ja veel. Ja no kindlasti enne KOV-i tuleb minna siin Otepää ja Kagu-Eesti kohalike teemade juurde veel. Ja meil jäi puudutamata üks asi, mille juurde me peame tagasi tulema. See on kohalike omavalitsuste valimise seadus. Seda me omavahel ennem rääkisime natukene, aga see on teema, millele tuleks võib-olla terve saade pühendada. Aga see ei oleks üldse halb mõte. Tulevaste teemade jaoks, siis alati võite meile kirjutada stuudio@erk.ee. Saatke sinna oma küsimused ja järgmises saates me kindlasti neid ka käsitleme. Ja ärge unustage siis märkima seda videot meeldivaks, jagage seda kindlasti ja tellige ka meie YouTube'i kanal Eesti Rahvuslased ja Konservatiivid. Nii, aga meie täname ja kohtumiseni! Saade oli Rahva nimel ja kohtume taas!